Nii, lugupeetavad eelarvekontrolli komisjoni liikmed, avaksin meie selle töönädala istungi. Ettepanek on arutada riigi järelevalve toimimist tänasel koosolekul biokütkohustuse täitmisel, mille kohta siis ka õliühingu või mootorkütuste ühingu juhatuse liige, transpordikütuste juhatuse liige on saatnud ka pöördumise probleemide kohta, mis puudutab riiklikku järelevalvet ja seoses sellega ka riigieelarvele tekkinud saamata jäänud tulu kohta. Ja siis kolmapäeval arutada teemat, mis puudutab riigieelarvet kohustuste võtmist laskemoona hangetel. Kaitseministeerium on teatanud, et kuna see informatsioon, selleks, et see arutelu saaks olla sisuline, on ametkondlikuks kasutamiseks salajase iseloomuga arusaadavalt riigikaitse valdkonnas, siis selle istungi me peame tegema kinnisena. Et kas selline päevakord on vastuvõetav? Ma näen, et on vastuvõetav ja ma loeksin selle siis kinnitatuks. Ja nüüd meil on pöördumine, mis on tulnud seoses riigi tegevusetusega, mis on kaasa tulnud moonutatud konkurentsiolukorra kütuseturul. Ma olen palusin komisjoni istungil osalema ka väga selgelt oma seisukohti kujundanud selles küsimuses toonase kliimaministri ja kliimaministeeriumi kantsleri härra Michali ja ministeeriumi kantsler Kasemetsa, kes kahjuks ei pidanud võimalikuks komisjoni istungile tulla. Lisaks on mul hea meel, et meil on riigikontrolör Janar Holm, kes on samuti oma seisukohti selles teemas kujundanud riigikontrolli vaates. Samuti kliimaministeeriumi energeetika asekantsler, kes siis ministeeriumi esindab härra Jaanus Uiga, energeetikaosakonna juhataja härra Rein Vaks, samuti Keskkonnaameti kui järelevalveasutuse peadirektori asetäitja härra Olav Avarsalu, härra Vakra ei pidanud võimalikuks osaleda, Maksu- ja Tolliameti peadirektor asetäitja maksude alal proua Raili Roosimaa ja Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee ning samuti siis ka pöördumise teinud ja siis mul on selles kaasusest palve, et siis transpordikütuste ühingut esindav juhatuse liige härra Alam Vaht, kes on siis ettevõtte terminal esindaja, et teie, härra Vaht, siis kirjeldaksite oma pöördumist sisuliselt, tuues esile need probleemikohad ja samuti teie tähelepanekud, mis on seotud siis riigi tegevusetusega, sest teadaolevalt olete teinud ka eraldi pöördumise siis toonasele kliimaminister härra Kristen Michalile selles küsimuses. Ta annaksite oma käsitluse, siis me kuulaksime ära riigi institutsioonide esindajate seisukohad teie tähelepanekutele, mis tõukuvalt sellest pöördumisest on arusaadavalt kriitilise ja nõutu iseloomuga seoses riigi suutlikkuse või suutmatusega selles teemas korda luua. Olge hea, härra. Tere veel kord ja tänan kutsumast, et tõepoolest transpordikütuste ühingu juhatuse liikmena selline pöördumine sai tehtud ja aktsiaselts Terminali nimelt oleme paljude aastate jooksul korduvalt pöördunud erinevate siis riigiasutuste poole seoses biokohustuse täitmise olukorraga riigis. See sai alguse aastast 2021 ja biokohustus mitte täitmisega seotud küsimus kestab tänase päevani. Põhiline etteheide siis riigiametitele on see, et 2021. aastal, kui esimene juhtum ka Riigikohtusse jõudis, siis Keskkonnaamet menetles Olerixi biokohustuse siis rikkumist mitte vedelkütuse seaduse alusel, vaid menetles ainult atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel, ehk et kütuseettevõtetel on kaks kohustust. Pisikene kohustus, selline kasvuhoonegaaside vähendamise kohustus on oluline, aga rahaliselt selle täitmise võimalus on hästi soodne, ehk et neid võimalusi seal täita saab rahaliselt täita väga soodsalt. Ja kahetsusväärne on see, et Keskkonnaamet jättis täielikult menetlemata vedelkütuse seaduses sätestatud palju suurema rahalise kohustuse ehk et biokohustuse rikkumise
22 aasta osas on kahetsusväärne, et Keskkonnaamet menetles küll mõlemat rikkumist, nii atmosfääriõhu kaitseseadusest tulenevat rikkumist kui ka vedelkütuse seadusest tulenevat rikkumist, aga mingitel arusaamatutel põhjustel Keskkonnaamet loobus vedelkütuse seaduses sätestatud kohustuse rikkumise menetlemisest ja täna teame, et see rikkumine on siis jõudnud ka kohtusse kriminaalsüüdistuse nii-öelda osas, kus siis käsitletakse valeandmete esitamist riigile. Ja 23. aasta on siis 3. aasta sinna otsa, kus juba ilmnesid väga suured küsitavused selles osas, et taaskord Olerexil jäi biokohustus täitmata ja kurb selle menetluse käigus on see, et kui 22 aasta kevadest jõustus vedelkütuse seaduses piirang keskkonnale kahjuliku toorainest toodetud biokütuse siis kasutamiseks, ehk et ma räägin siis UKO ehk et kasutatud toidulis siis toodetud biokütusest ja seadus ja seletuskiri ütleb väga selgelt, et selle piirmäär on 1,7 ja ka Riigikogus, kui seda seadust menetleti, kus on siis tollase majanduskomisjoni esimehe siis Kristen Michaliga allkiri, on väga selges eesti keeles öeldud, et seda UKOt tohib kasutada 1,7%. Transpordikütuste ühing tegi omal ajal ettepaneku lubada 3,4%, aga seda majandusministeerium ei toetanud, MKM ei toetanud, Rein Vaks käis ka seda selgitamas majanduskomisjonis ja see on väga selgelt öeldud põhjus ka, et hoolimata sellest, mida siis direktiiv lubab, ei luba me siin Eestis 3,4 ja absoluudina jäi lagi 1,7 ja põhjenduseks oli toodud, et on vaja edendada kodumaist biometaani tootmist ja kõige kurvem selle asja juures on see, et sama küsimusele on nii Kliimaministeerium kui ka Keskkonnaamet korduvates kirjavahetustes kuni augustikuuni eelmine aasta selgitanud turuosalistele, kuidas see absoluutne lagi on 1,7 ja isegi Keskkonnaamet on matemaatiliselt isegi e-mailis ja ka Kliimaministeerium tegelikult on e-mailis selgitanud ja toonud ka arvutusliku valemi välja, et kui biokohustus on 7,5%, siis 1,7 sellest tohib täita selle keskkonnale kahjuliku UKO-põhise biokütusega ja ülejäänud siis võtame 7,5-st 1,7% maha ja 5,8% järgi, ehk et selline arvutuslik valem on toodud siis e-kirjas välja ja kurb on selle asja juures siis see, et alates eelmise aasta septembrist on siis riik siis Keskkonnaameti eestvedamisel ja ka Kliimaministeeriumi eestvedamisel hakanud seda siis tõlgendama teistmoodi, et võib ka 3,4 ja seda veel tagasiulatuvalt, mis on eriti kahetsusväärne, sest ülejäänud turuosalised on lähtunud 1,7 ja kui meil oli eelmise aasta millal ta meil oli, novembrikuus Maksu- ja Tolliametis koosolek kütuseturu osalistega, kus siis osales ka Keskkonnaamet ja Olav Avarsalu seal selgitas, et me oleme Olerexi rikkumisest tulenevalt leidnud, et nii teistmoodi tõlgendamine muudab riigi positsiooni kindlamaks võitluses siis turuosalistega. Ja üks teine seik, mis väga murelikuks teeb, kus osales siis Keskkonnaameti siis peadirektor Rainer Vakra ühes augustikuises koosolekul, mis toimus samuti Maksu- ja Tolliametis, kus siis olid ka turuosalised ja see on ka protokollitud, kus siis Rainer Vakra ütles, et kui me tuleme selle juurde, et on väga kõva põrgatamine käinud, meil on väga palju kirjavahetusi pidanud siis Keskkonnaametiga ja Maksu- ja Tolliametiga seonduvalt sellest,
Et näiteks 22. aastal novembris Keskkonnaamet saatis turuosalistele üpris karmi kirja, ütleks isegi sellises ähvardavas stiilis kirja, et kui te biokohustust ei täida, see oli siis kütuseettevõtetele suunatud kiri, et siis teid ootab 10 miljoni eurone rahatrahv ja kuni sinnamaani välja, et teilt võetakse ära tegevusluba või peatatakse majandustegevus, siis ühtegi reaalset sammu ei ole sinna järgnenud, kuigi tagantjärgi siis oleme kuulnud, et ka 22. aasta osas jäi ühel turuosalisel nimega siis Olerex biokohustus täitmata. Ja 23. aastal on Maksu- ja Tolliamet teinud Olerexile ka ettekirjutuse biokohustuse mitte täitmise osas ja ähvardanud samuti rahatrahviga ja lubade äravõtmisega, mida kahetsusväärselt ei ole juhtunud. Ja kui siis turuosalistega oleme ka pöördunud ametite poole, et miks ei ole siis neid samme võetud, kui on ähvardatud, siis oleme täna jõudnud kahetsusväärse olukorrani, kus Keskkonnaamet ütleb, et loa andjaks on Maksu- ja Tolliamet, järelikult on Maksu- ja Tolliametil õigus tegevusluba ära võtta või peatada. Ja kui me oleme Maksu- ja Tolliameti poole pöördunud, siis Maksu- ja Tolliamet ütleb, et järelevalvet, riiklikku järelevalvet biokohustuse täitmise üle teeb Keskkonnaamet ja seega on Keskkonnaametil see pädevus. Ehk et me oleme jõudnud päris absurdse olukorrani, kus tegelikult aastaid oleme näinud, et üks turuosaline ei täida biokohustust ja kui biokohustust ei täida, mille nii-öelda liitri kulu ühes liitris bensiinis diislis on erinevatel aastatel olnud 10 senti, kuni 10 senti ja kui üks turuosaline seda ei täida ja teised täidavad, siis on väga keeruline konkureerida ebaausas konkurentsiolukorras, kus üks ei täida ja teised täidavad. Ehk et need on need kokkuvõtlikult need põhjused, miks me selle pöördumise siia tänasele komisjonile tegime. Me näeme, et ei ole olnud abi ja rikkumised on jätkunud, ka täna käib endiselt hinnadumping. Ja kui ma tulen tagasi selle juurde, mida siis Rainer Vakra augustikuisel Keskkonnaameti ja Maksu- ja Tolliameti koosolekul sõnas ja mis on ka protokollitud, see puudutab seda tegevuslubade äravõtmist, siis need sõnad olid sellised, et poliitikud tunnevad muret selle üle, et mis saab, kui kollane kebaabiputka tuleb kinni panna, ehk et need on väga tõsised sõnad, kui Keskkonnaamet ütleb, et me ei julge kebaabiputka kinni panna, kuna poliitikud on käinud ukse taga. Et see tekitab paratamatult suuri küsimusi, et kes on siis need poliitikud ja Keskkonnaamet peaks olema oma toimetamistes ja järelevalves sõltumata, mitte aga nii, et kui poliitikud käivad ukse taga, siis jäetakse tegevusluba ära võtmata. Ja teame täpselt, et härra Jaanus Uiga, kes ka tänasel koosolekul osaleb, on eelmise aasta kevadel öelnud ühel kohtumisel Kliimaministeeriumis, et Olerexi tegevusloa äravõtmine on ettevalmistatud, see on ainult allkirjastamise staadiumis, aga hiljem mingitel arusaamatutel asjaoludel on siis selgunud, et ikkagi jäi see allkirjastamata. Miks ta jäi allkirjastamata? Ütleme, et kütuseturu osalistel on otseselt kõhklus, et kusagilt käib mingisugune niitide tõmbamine ja need mängud ei ole kõige puhtamad. Aitäh! Aitäh! Vägagi tõsised ja ka alukad süüdistused, ma pean tunnistama. Aga me läheksime siis erinevate institutsioonide seisukohtade juurde, mis puudutab seda osundatud probleemi, et valitseb järelevalves ja reeglite kohaldamises, reeglite tõlgenduses, valitseb segadus, mille tulemusena, ma saan aru, siis pöördumise tegija nendib, et meil on ilma maksudeta kõrgem Euroopa nii-öelda siis jaekütuse hind väiketarbijatele ja selle tulemusena siis on tarbijate koormus kütuse hinnal on suur ja lisaks on riik kannatanud ka kahju, mis puudutab järelemenetluse puudumist miljonites eurodes. Et ma annaksin sõna siis Kliimaministeeriumi energeetika asekantslerile härra Jaanus Uigale.
Ja, tere, loodan, et mind on kuulda. Ja, et kui teie, härra Uiga, lühidalt saate peegeldada kõlanud probleeme ja etteheited, aga samuti öelda, et kas teie hinnangul, ministeeriumi hinnangul siis, on see järelevalvesüsteem piisav, toimiv ja see, mis on toimunud selles biokütuste jälgimisega, see saaga nende aastate jooksul, et see on nii-öelda vastab niisugusele hea halduse toimimisele, ka riigi jõustamisel, reeglite täitmisel? Ja, nii, tere kõigile, aga minu poolt veel kord loodan, et mind on hästi kuulda. Hakkan järjest vastama ja siin on palju osapooli juures, kellel on siis täpsem info enda tegevusvaldkondade kohta. Kliimaministeerium, varasemalt oli siis energeetikaosakond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mis loomulikult on õigusaktide väljatöötaja ja Riigikogusse tooja ning Riigikogus sellele menetlusele kaasa aitaja ja biokütuste täitmine on oluline element, meie biokütuste kohustuse täitmine on oluline element meie riigi energiapoliitikas ja reeglid peavad selles loomulikult kõigile samamoodi kehtima ja need reeglid peavad motiveerima siis seda kohustust täitma, mitte vastupidi. Nüüd, kui see regulatsioon siin aastaid tagasi kehtestati, me oleme sellest ajast saadik teinud mitmeid ettepanekuid seaduste muudatusteks, trahvimäärasid suurendanud, on selgunud ka, mida ilmselt selgitab Keskkonnaamet täpsemalt, et mingil juhul ei ole trahvimäärasid saanud, mis on meie seaduses kirjas, vedelkütuse seaduses kirjas, ei ole saanud jõustada, sest et on olnud mingi üldseadus, mis seda ei võimalda, et need on kõik ära muudetud ja eelmisest aastast alates uued rikkumised, mitte siis vanad uued rikkumised on seotud juba vedelkütuse müügimahtudega. Täpsemalt on siis trahvimääraks biokütuse kohustuse mitte täitmise eest 125 eurot megatšouli kohta, mis siis sõltuvalt müügimahtudest võib olla ka kahekohaline arv miljoneid. Töötame loomulikult koos turuosalistega edasi, et võimalikke lünkasid täita. Oleme ja sellega seoses siis hinnang või vastus küsimusele, et kuidas me riigi tegevust näeme, kas see on siis selline haldussuutlikkus on olemas. Et kui me vaatame seda evolutsiooni, millest need menetlused on kujunenud ning milliste süüdimõistvate otsusteni on jõutud, siis meie näeme, et me oleme seda regulatsiooni vastavalt vajadusele täpsustanud ja täiendanud, et see on olnud võimalik teha. Uusi asjaolusid ilmneb, see on väga keeruline turg, kus turuosalistel on loomulikult rohkem teadmist kui ministeeriumi ametnikele ja Keskkonnaameti ametnikel või mõne muu asutuse ametnikele. Ja töötame hea meelega edasi ja peamegi töötama edasi selleks, et siis seda turgu veel selgemaks ja läbipaistvamaks ja paremini töötavaks muutma. Meil on veel, kui praegune biokütuse nõue on 7,5%, siis tulevikus see 2030 vaates suureneb ja seda enam peab olema see süsteem tugevalt paika saanud ja ka olema selge, et rikkumised ei ole soodsamad kui kohustuse täitmine. Korraks repliigi korras sellest nimetatud kohtumisest, oli eelmise aasta aprill. Kui ma mäletan seda kohtumist õigesti, siis võib-olla on siin minu sõnu valesti mõistetud, et sellist, et kuskil on mingi ettevalmistatud dokument, mis ootab ainult allkirja, et sellist teadmist ei ole mul kunagi olnud, et võib-olla siis alles alustasin eelmise aasta 28. märts ma alustasin, et siis võib-olla aprillikuus toimunud kohtumisel võidi minu sõnu valesti mõista, lihtsalt, et see, kuna see tuli siin teemaks. Ja hea meelega oleme valmis, Rein Vaks, osakonna juhataja, on ka juures, oleme valmis täiendavatele küsimustele vastama. Aitäh teile. Ma annaksin järgnevalt sõna Keskkonnaameti peadirektori asetäitjale härra Avarsalule. Te lühidalt formuleerite teie hinnangu järelevalve toimimisele, tõhususele ja selle süsteemi normaalsusele kõlanud ka etteidetele, mis puudutab järelevalve, siis ütleme, töntsiselu. Tere ka minu poolt. Iseenesest biokütuse teema on suhteliselt pikka aega nagu erinevad tähelepanu saanud. Et biokohustus tuli tegelikult Eesti kütuseturule eelmise kümnendi keskel juba.
Ja esimesed aastad oli ühetaoline regulatsioon ja kuskil aastal 2020 tegelikult süsteemi reformiti ja tehti ta paindlikumaks. Mis tähendab, et igal turuosalisel on erinev viis, kuidas seda kohustust täita. Ilmselt seetõttu ka erinev kulu selle kütuse omahinnale ja seetõttu võib-olla ka lõpuks ka erinev läbipaistvus turuosaliste enda vahel, et kuidas keegi täidab kohustust ja kas ta saab selle täitmisega mingit ülemäärast eelist või mitte. Esimesed rikkumismenetlused meil tekkisidki tegelikult 2021 aasta kohustuse pealt. Et vastav väärteootsus sai tehtud, vaidlesime nii maakohtus kui Riigikohtuni välja, Riigikohus menetlusse ei võtnud ja jättis meie trahvi otsuse jõusse. 2022 aasta seis oli selles mõttes nagu keerukam, et seal tõepoolest terminal 1 vilepuhujana siis andis märku, et tema vaates Olerex võib jääda aasta lõpuks suure puudujäägiga. Vastavat arutelu peeti ka siin Riigikogu majas tegelikult, ma isegi käisin rahanduskomisjonis senistest menetlustest ülevaadet andmas, aga rikkumine ise kui selline tekib tegelikult siis, kui kalendriaasta on läbi, numbrid on kokku võetud ja selgub, et milline protsent siis päriselt biokütust turule lasti. 2022 aasta rikkumine on meie vaates kõige võib-olla suurem ja olulisem kaalukam olnud. Et tõepoolest me ise väärteomenetluses määrasime seal 8 miljonilise trahvi 2 süüteo eest kokku, et sama rikkumisega pannakse toime siis nii atmosfääri õhukaitse seaduse rikkumine kui vedelkütuse seaduse rikkumine. Olerex meie trahviotsusega ei nõustunud, kaebas selle maakohtusse, maakohus vähendas trahviotsust 1 miljonile ja tõepoolest selle kohtumenetluse käigus me tegelikult loobusime vedelkütuse seaduse alusel siis selle süüdistuse või trahvi tegemisest. Selle tõttu, et juriidilise isiku tegevusõtuse eest ei olnud vedelkütuse seaduses vastutust ette nähtud. Aga palusime ülejäänud osast trahvi jõusse jätta, maakohus vähendas vastavat trahvi 1 miljonini. Olerex kaebas selle edasi Riigikohtusse ja Riigikohus siis eelmise aasta novembri lõpus tegi lahendi, kus ta tegelikult tõi välja, et nii atmosfääri õhukaitse seadus kui teised siis eriseadused, mis näevad ette kõrgemat vastutusmäära kui karistusseadustiku üldosa 400 000 juriidilise isikul rahatrahvina ei ole rakendatavad. Ja seetõttu vähendas ta trahvi siis 300 000 euroni, mis on siis 3/4 sellest tollel hetkel kehtinud maksimummäärast. 2022 aasta rikkumise osas alustati ka tõepoolest kriminaalmenetlust prokuratuuri poolt, meie ja politsei poolt on eeluurimine läbi tehtud, materjalid kokku pandud, prokurör on süüdistuse ära esitanud ja asi on siis minemas kohtusse vaidlusesse. Et seal siis paistab, et kui suur päriselt oli siis Olerexi võimalik rahaline kasu, kui suur saab olema siis süüdimõistmise korral karistus ja kas on võimalik seal ka siis kriminaaltulu ära võtta. 2023 aasta osas selgituseks lihtsalt, et tegelikult 2023 umbes poole aasta pealt oli meil kui ka Maksu- ja Tolliametil võimalik näha, et Olerex hakkas oma jooksva aasta käitumist muutma. Et me nägime, kuidas biokütus jooksva aasta keskel jõudis turule, jõudis jaemüüki ja Maksuamet oma siis endapoolse menetlusega avaldas ka survet ja me reaalselt nägime, kuidas turuosaline hakkas oma käitumist muutma ja meil oli usk, et ta tegelikult täidab selle kohustuse ära. 2024 aasta alguses tegelikult, kui me algul eeldasime, et ta ongi kohustuse täies määral ära täitud, siis selgus, et tegelikult ta ei olnud arvestanud selle Alani poolt nimetatud UKO piirmääraga. Suhteliselt uue sättega, mis jõustus siis 22 aasta poole aasta pealt ja mis tähendab seda, et UKO kui biokütuse üks liikidest on täiesti aktsepteeritav ja lubatud lähteaine. Aga sellel on sätestatud ülempiir, sest see võib muidu tekitada moonutused biokütuse turul või ka siis toidu julgeoleku osas nendes riikides, kus tegelikult see toiduõli kasutus on meist nagu suurem.
Ja see kütus, mida siis Olerex tõi üleliigse Ukona turule, mis jõudis turule, seda meie tegelikult arvestusse üle selle piirmäära ei võta. Ja seetõttu tekkis tal siiski oma biokohustuse osas puudujääk. Vastav väärteomenetlus sai eelmisel aastal läbi viidud ja määrasime tal siis uue rahatrahvi summas 6 miljonit, sest vahepeal oli ka karistusseadustiku üldus ära muudetud ja see võimaldas siis ka 400 000 kõrgemaid trahvimäärasid. See otsus on ka Olerexi poolt vaidlustatud ja kohtuistungid on plaanis juba järgmisel kuul. Peale seda selgub, kuidas siis kohus meie toimikumaterjale ja seadust tõlgendavad. Mida ma veel võib-olla öelda tahaks on see, et päriselt 2024 andmete põhjal me oleme üsna veendunud, et Olerex täitis biokohustuse. Et täna meil ei ole nende esitatud andmete ja koguste osas küsitavusi, ei UKO ülempiiri ega mõne teise parameetri osas. Ja arvamus, et igal juhul tuleks rikkumiste puhul kaaluda ka tegevusloa äravõtmist või majandustegevuse peatamist, meie hinnangul ei päde, et nad ei ole nagu lisakaristuseks ette nähtud, vaid on ette nähtud sellisel juhul, kui ettevõtja vähimalgi määral ei soovi tegelikult kohustusi täita ja saavutab sellega jätkuvalt konkurentsieelist. Meie hinnangul Olerexi puhul ei ole peale 2023. aasta keskpaika tegelikult seda meedet põhjendatud hetkel kasutada. Jah, me oleme need otsused ära teinud, üks turuosaline on meid ka selle kohustamiskaebusega kohtusse andnud selle eest, vaidleme siis kohtus edasi, et kas need meie tolle hetke otsused olid põhjendatud või. Aga täna me saame väita, et Olerex täidab biokohustust, on selle 2024 aasta osas ära täitnud ja täna nüüd jätkuvalt lisakaristusena seda arvestada ei ole põhjendatud. Tänan teid ja ma annaksin sõna nüüd Konkurentsiameti peadirektor proua Evelin Pärn-Leele. Et mis teie vaates, kas praegune olukord ausa konkurentsireeglite toimimise mõttes, siin ka riigi reeglite kohaldamine, nende kohaldamistõlgenduse muutmine, järelevalvekorraldus on teie meelest eeskujulik? Ja tere, on mind kuulda? Jah. Aitäh kutse eest, et Konkurentsiametil ju biokohustuse osas järelevalvepädevus nüüd puudub. Küll Konkurentsiamet juba 2022 aasta lõpus avalikult ju välja ütles, et seda kütuse turgu Konkurentsiamet analüüsib. Selle analüüsiamet ka 2023. ja esimeses pooles 2024. aastal läbi viis ja selle analüüsi tulemusega ju juunikuus seal 2024. aastal avalikuks tegi. Ja selle analüüsi raames me kaardistasime suurimad mootorisõidukite kütuse ja hulgimüüjad. Üsna hulgaliselt küsisime andmeid tehingute kohta, tuginesime avalikult kättesaadavatele andmetele ja mida me püüdsime siis teada saada või aru saada on see, et soovisime eelkõige saada ülevaade kütuste müügist, tarnest, hinnast, selle kujunemisest, aga muu hulgas me vaatasime ka nüüd seda, et kuidas tagatakse biokütuse nõude täitmine ja kuidas siis biokütuse nõude täitmine mõjutab kütuse hinda. Nagu ma ütlesin, Konkurentsiametil endal biokohustuse täitmise osas pädevust ei ole, aga kuivõrd selleks hetkeks olid need küsimused tõstatatud avalikult, siis pidasime ka vajalikuks seda muu hulgas vaadata. Nüüd need analüüsi tulemused me avaldasime 18. juunil eelmisel aastal ja andsime ka soovitusi. Ja muu hulgas me tegelikult andsime ka siis tõepoolest soovitusi seoses selle biokütuse turu korraldamisega. Ja mitte ainult ei avaldanud seda analüüsi, aga tegelikult pöördusime ka päris ametlikult ikkagi Kliimaministeeriumi poole 21. juuni 2024. aasta kuupäeva see pöördumine kannab. Ja seal me soovitasime luua selguse riigil nüüd bionõude kohustuse täitmisega tegelevate avaliku sektori asutuste pädevuste ja kohustuste vahel. Sest meil nüüd seda analüüsi tehes jäi küll selline tunne, et biokütuse nõude täitmise süsteem Eestis on mitte ainult keeruline, ka äärmiselt killustunud. Seal on ikkagi väga palju erinevaid avaliku sektori asutusi, Keskkonnaamet, Kliimaministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Elering, kes kõik tegelevad biokohustuse täitmise erinevate aspektidega. Kuid meile tundus,
tänaseni tundub, et selline üks keskne koordineeriv pädev asutus justkui puudub, aga milleni see viib selgelt see killustatus võib viia ikkagi silostumiseni ja selleni, et iga amet tegeleb selle oma vastutusvaldkonnaga, aga tervikpilt on puudulik. Ja nagu öeldud, siis selle ettepaneku me Kliimaministeeriumile saatsime, me nüüd mingit tagasisidet sellele veel ei saanud, aga me pöördusime uuesti Kliimaministeeriumi poole 9. oktoobril 2024. aastal. Ja siis juba konkreetse õigusliku alusega konkurentsiseaduse paragrahv 61 lõige 1 ütleb, et Konkurentsiametil on õigus anda riigiasutustele soovitusi konkurentsiolukorra parandamiseks ja kui neid soovitusi antakse, siis peavad ikkagi riigiasutused teavitama, mida nad siis ette võtavad ja nii me uuesti pöördusime ja sellele pöördumisele Kliimaministeerium vastas muu hulgas, et vedelkütuse seadust muudetakse. Ja nad küll ei öelnud, et sellega nüüd konkreetselt muudetakse see bionõude vastutusvaldkondade süsteem täpsemaks, aga minu parima teadmise kohaselt on tänaseks ka nüüd vedelkütuse seaduse muudatused välja töötatud. Meiega, Konkurentsiametiga on neid ka vahetatud siin, aga kui kaugel nüüd see eelnõu ettevalmistamine on, seda oskab Kliimaministeerium paremini kommenteerida, et rohkemat Konkurentsiameti poole pealt tegelikult sellele lisada ei olegi, kui see, mis ma siis praegu meie analüüsile tuginedes väitsin. Aitäh! Tänan teid. Ma annaksin sõna nüüd Maksu- ja Tolliameti direktori asetäitjale proua Roosimaale. Et lühidalt teie vaade, et mis puudutab siis maksude sissenõudmist ja õiguslikku, ütleme siis seaduse täitmise tagamise suutlikkust riigi poolt. Aitäh ja aitäh kutse eest. Mul Keskkonnaametile on lisada veel nii palju ja ka Konkurentsiametile, et Maksu- ja Tolliametil samuti biokohustuse nõuete täitmise kontrolli osas siis pädevus puudub küll, aga Maksu- ja Tolliamet teostab järelevalvet kütuse ja kütuse kvaliteedi üle ja me oleme siis kogu aeg nii enne selle biokohustuse tekkimist meie seadusandlusesse kui siis ka selle jooksul nüüd sedasama kütuse kvaliteedi kontrolli või füüsilist kontrolli siis teostanud. Me kontrollime kvaliteeti, kogust, kaubakoodi selleks, et siis määrata korrektselt või siis hinnata seda maksude tasumise korrektsust. Et see on peamine meie ülesanne. Ja me väljastame ka tegevuslube, see on tõsi. Küll aga me peame arvestama sellega, et sellise majandustegevuse takistamise või siis sellise piiramisega, et see peab olema kooskõlas haldusmenetluse seadusega. Seda me oleme jälginud ja kui nüüd ütleme need kaasused ja see järelevalve muutus siis selliseks, kuidas ma ütlen, teravaks huviobjektiks ka turuosaliste seas ja kui see teema kerkis, siis sellest ajast alates me oleme Keskkonnaametiga siin pidevalt koostööd teinud selles osas, et kuidas siis ka meie enda seadusandluses seda järelevalve pädevust siis hinnata. Ja tõesõna, me selles mõttes Konkurentsiameti järeldustega olen nõus, et meil oli palju arutelusi selle üle, et kuidas see järelevalve siis asutuste vahel jaguneb. Ja selle tulemusena ka Maksu- ja Tolliamet on ettepanekuid Kliimaministeeriumile teinud ja tegelikult juulist 2024 juba ka vedelkütuse seaduse muudatus jõustus, kus siis järelevalve või see pädeva asutuse siis selgus ikkagi sai juba parem. See on keskkonnanõue või keskkonnaalane nõue ja see, et selle nõude üle järelevalvet teostab Keskkonnaamet, ei ole täna enam kellelegi küsimus ega arusaamatus. Me oleme seda selgitanud korduvalt ka turuosalistele ja koostöös nendega ka neid asju arutanud ja lisaks siis sellele on ka mitmed vaidlused käimas, nagu Keskkonnaameti peadirektori asetäitja ka viitas, kuhu me küll detailsemalt sisse minna praegu siin ei saa. Ja kuna siis sellist majandustegevuse peatamist ja keelamist reguleerib majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
siis see põhiline võib-olla arutelu kese on langenud sinna, et kes on see majandushaldusüksus, kes siis saaks vedelkütuse seaduse paragrahv 2 kohustuse rikkumist siis rikkumise alusel siis seda tegevusluba kehtetuks tunnistada ja siin Maksu- ja Tolliamet on tõesti jõudnud järeldusele, et kuna see on keskkonnaalase ja Keskkonnaameti pädevuses oleva nõude siis küsimus, siis selle ja nende rikkumiste alusel saab siis majandustegevust piirata ka vaid Keskkonnaamet. Ja ma siinkohal enda poolt praegu lõpetaks, et kui on küsimusi, siis vastame. Nii, aitäh, härra riigikontrolör. Ametkondade esindajad ütlevad, järele toimib, õiguskord toimib, edasi. Milline on teie nägemus, kui te lühidalt kokku võtate ja osutate, kas siin on peidus mingeid toimimislünki, mis võivad olla moonutada konkurentsi või tekitada riigile kahju või tekitada saamata jäänud tulu? Suur tänu. Ka Riigikontrolli seadus ei näe ette siis võimalust hinnata seda, kas üks või teine turuosaline on siin vastavalt seadusel käitunud. Ma jätan selle kõrvale, Riigikontroll saab vaadata seda, kuidas riigiasutused on selles protsessis toiminud. Ja tõepoolest meil on olnud ka kirjavahetus siis ühinguga ja oleme ka kõrvalt näinud seda pikka otsingute teed, nüüd saab aasta vist juba meiega vähemalt suhtlemisel täis, et siin on 2 probleemi, mida siis meil on tutvustatud, millesse me oleme ka süvenenud, et üks on siis seesama, kuidas tõlgendada biokohustuse nõude täitmist, millest ei ole alguses juttu, ehk siis kas 2-kordselt või 1-kordselt tuleb siiski tunnistada, et tõepoolest siin on riik oma seisukohta muutnud või täpsustanud või küsimus on, kuidas seda tõlgendada. Siin kuskil suvel, augustis või septembris, augustikuus vist oli, mille tulemusena siis tõepoolest oleks see tõlgendus ka varem sellisel viisil esitatud olnud, nii nagu siis Riigikogu majanduskomisjoni istungil seda tutvustati, või ütleme sellisel pehmemad viisil, nagu hiljem öeldi, siis oleks tõenäoliselt ka turuosalised paljud eelnevatel aastatel või eelneval perioodil teisiti käitunud, nii et siin on see lähenemise muutus toimunud, eks seda peab selgitama Kliimaministeerium, miks see täpselt nii on ja on ka küsimus olnud ühingul selles, et kus nad saavad olla kindel selles, et see jälle ei muutu teistpidi, ehk siis järelevalvemenetluses ei heideta seda teistpidi ette, et eks see selgus, ma arvan, tuleb Kliimaministeeriumi poolt luua ja ka selgitused, et miks siis see tõlgendus muutub, sest tõepoolest oleme ka ise vaadanud, et 2 aastat tagasi või 3 aastat tagasi nüüd lausa juba jaanuarikuus anti Kliimaministeeriumi poolt seaduse menetlemisel muutmisel 1 seisukoht ja pärast see on muutunud. Ja teine pool siis see, mis puudutab järelevalve kohustust. Ma saan aru, et kuulates eelnevat, et arutelu selle üle, kuidas maailma selgemaks luua hetkel käib, eks see problemaatiline, kui seda kirjavahetust jälgida, on tõepoolest see, et mõneti käib selline tennisemäng, et kes Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaameti vahel, kus siis seda palli on mõneti vastastikku üle võrgu löödud ja ma arvan, et siin on see koht, kus Kliimaministeerium peab publikust nüüd välja astuma ja siis seda selgust looma tulema. Kui ma nüüd õigesti aru sain eelnevatest sõnavõttudest, siis see töö praegu käib, aga ma arvan, et Kliimaministeeriumil et oleks kiiresti vaja see selgus luua, kes vastutab ühe või teise järelevalve toimingu eest ja ma arvan, et see on pigem pakiline küsimus nüüdseks juba, kui seda on pikka aega arutatud, aga kindlasti konstruktiivne ettepanek on siin seda olukorda lahendada. Miks see kõik oluline on? Et tegemist on ju siis ühe keskkonnanõudega ja me teame, et väga palju uusi keskkonnanõudeid on ju lisandumas ja kui me oleme siin teekonna keskel või alguse osas hädas sellega, et me kehtestame küll nõude, aga me ei suuda tagada selle täitmist ja meil ei ole ka selle järelevalvemehhanismid paigas, siis see kindlasti devalveerib selliste nõuete tõsiseltvõetavust, et ei tohi kuidagi jääda muljet, et
et siis reeglite mittetäitmine juhul, kui see on aset leidnud, võib olla soodsam kui selle täitmine. Ma arvan, et siin peavad olema väga selged nõuded kõigi nõuete puhul ja peab olema ka väga selge vastutus, kes selle nõuete täitmist kontrollib, nii antud juhul, aga ka tuleviku vaadates, sest neid nõudeid on ju veel tulemas. Nii et ma arvan, et oluline on, see on mõneti ka mõõdupuu ka tuleviku jaoks, et olla kindel, et need nõuded, mida kehtestatakse, tagatakse ka selge vastutuse ja järelevalvega. Nii et jah, konstruktiivne ettepanek on see võimalikult kiiresti ikkagi selgus luua. Aitäh teile. Läheksime siis küsimuste juurde. Härra Vaht, mul oleks teile mõned küsimused, mis tekkis selle arutelu käigust. Ma saan aru, et 24. aasta siis august-septembris Keskkonnaministeerium muutis oma tõlgendust, muutis siis nii-öelda liberaalsemas või leevendavamas suunas, mis puudutas biokütuste nõuet. On see nii? Jah, täpselt nii. Selge. Jutt on sellest 1,7 ja 3,4. Aga püüame nüüd üldistada tõesti selles loogikas. Et teiseks, mis mu küsimus on selles, et kas rangema nõudme ajal, kui oleks kohanenud tegelikult varem leebem nõue, kas siis see tähendab, kui suurt täiendavat kohustust, mida lõpuks maksid kinni tarbijad siis selle loogika puhul, eks ole ju ennast mõistetavalt. Aga mis selle rõude, et kus need teie ühingu erinevad liikmed tegid, mis need rahaline suurusjärk võib olla? Ja siin on kaks teemat. Üks teema on see, et kui nüüd asuti tõlgendama 1,7 asemel 3,4, siis kõige suurem probleem selles osas on seotud sellega, et sisuliselt tehti Olerexile rahaline kingitus rahalises vääringus 5,2 miljonit eurot. Vabandust, milles see kingitus teie ja tõepoolest ma siin ütlen, nagu härra riigikontroll ütles, me ei tegele siin ühegi äriühingu süüstamisega, nõnda edasi, me püüame vaadata asutuste tegevust, aga loomulikult on aru saada, millised järelmid ka teie tõlgendusel mingi otsus võis kaasa tuua, et kuidas see kingitus, milles see seisnes siis? Et küsimus on nüüd see, et kas see kohustus, nii-öelda see piirang, ülemine lagi kasutatud toiduõli põhisele biodiislile on 1,7 või 3,4 ja teame, et Olerex täitis rohkem kõvasti kui 3,4, pani sealt veel üle meie hinnangul seal kuskil 5-6%, mis tähendab seda, et kas nüüd kriipsutatakse läbi kõik, mis on üle 3,4 või kriipsutatakse maha kõik, mis on üle 1,7. Ehk et kui me võtame ka selle Olerexile tehtud kingituse 3,4 versus 1,7 ehk et 1,7%, siis me oleme välja rehkendanud, et rahalises vääringus on see 1,7% kuskil 5,2 miljonit eurot. Ja teistpidi tehti sellega kahju ülejäänud kõikidele teistele turuosalistele, sest kui teised lähtusid 1,7% ja täitsid ülejäänud kohustuse 5,8% muude alternatiivsete ja kallimate lahendustega, siis läbi selle, et Olerexil ei tõmmatud nii-öelda maha kõik, mis on üle 1,7, vaid lähtuti 3,4, siis sellega tehti Olerexi rikkumine väiksemaks. See tehti talle siis ka nii-öelda rahaline kingitus ja sisuliselt loodi sellega ja tagantjärgi veel, mis on kõige nagu kurioossem, et tagantjärgi me oleme siis olukorras, kus 22 ja 23 aasta on teised turuosalised täitnud kohustust kallimate alternatiividega, kui oleks võinud ka lähtuda sellest UKO-põhisest toorainest ja täita biokohustust odavamalt, ehk et lõpptulemusena on siis ka lõpptarbijad maksnud kõrgemat hinda, sest see kulu istub bensiini diisli liitri hinnas. Arusaadav, mis on tegelikult, aga oskate seda suurusjärku hinnata, mis see võis olla siis, mis oleks olnud leebem alternatiiv, ehk mis oli see alternatiivkulu, mis nendele ettevõtetele või turu teistele osalistele, kes seda normi täitsid, võis olla? No ma julgen öelda, et selles mahus, kas nüüd see 1,7 või 3,4, me oleksime saanud seda 1,7
kui oleksime täitnud ka 3,4-ga, me oleksime seda osa 1,7% ehk et 3,4 versus 1,7 oleksime saanud täita soodsama lahendusega ehk et UKO-põhisega. Ma hindan, et kogu turu tervikuna see võib olla ikkagi me räägime poole odavam oleks UKO-põhine täitmine oleks olnud poole odavam. See 1,7% ulatuses, ta võib olla turu üleselt kuskil, me räägime ikkagi 10 miljonist või isegi rohkematest eurodest. Ja nüüd on küsimus, et reegli tõlgendust, mille tulemusena teie väite järgi, ütleme, kui seda oleks teadnud varem keegi, oleks käitunud teistmoodi, keegi sai kahju, aga keegi sai kasu vähemalt selles mõttes, et mis nii-öelda legaliseeris ära selle siis asja. See on teie väide. Aga nüüd on küsimus, mis teie arusaama järgi, mis oli see põhjus, miks korraga riigi esindaja või ministeerium muutis seda reeglit siis? Et nii-öelda olukorras, kus eelnõu seaduses, mis kehtis, hakkas 22. kehtima, oli nagu üks tõlgendus. Mis ajendas seda, mis olid ametkondade põhjendused? Põhiline ajendus tulenes ikkagi Olerexi siis nii-öelda väärteo menetlusest. Tegelikult see oli seotud siis tõlgendus, mis osadele turuosalistele tagasiulatud vaates tekitas kahju. Täpselt. Ja siis ühe turuosalise puhul tähendas rahalist võitu, mis puudutab riigi ees kohustuse tekkimist, et see oli teie veendumuse järgi oli see kantud ühe äriühingu huvidest. See oli kantud Olerexi huvidest ja selle peale ka siis Kliimaministeeriumi ametnik Rein Vaks on öelnud, et on kahetsusväärne, et seda muudeti, seda on siis Rein Vaks ka siis vabandanud, et niimoodi tagantjärgi on tõlgendatud ja seda tõlgendust on muudetud, et selles mõttes teistele, kes on ausalt kohustust täitnud, on see selgelt olnud kahjulik otsus ja Olerexile kasulik otsus ja ka kahjulik otsus siis ka lõpptarbijatele, kes on selle kinni maksnud. Ma saan aru, et loetud kuud enne seda otsust, mis siis teie hinnangul oli tingitud ühe äriühingu positsiooni mõjutatuna sellest järelevalvest, te tegite kliimaminister Michalile pöördumise. Kas see pöördumise vastu, kus te nõudsite järelevalve sammude astumist, tegelik reaktsioon oli siis ministeeriumi ametniku tasemel sügisel selle tõlgenduse muutmine. Kas see vastus teid rahuldas? Mis oli selle vastuse teiepoolne hinnang vastuse kvaliteedile? Siin oli mitu kirjavahetust, kus ütleme siis nii, et veel augustikuus eelmisel aastal Kliimaministeerium selgitas, et õige on 1,7 ja ühtäkki 6. septembrist eelmisel aastal saime esimese kirja Kliimaministeeriumilt, kus siis asuti 3,4 toetama. Sellele järgnes arvukaid kirjavahetusi Kliimaministeeriumi ja Keskkonnaametiga ja sisuliselt küsimusele, kui me panime väga selged konkreetsed küsimused nii-öelda paberile, ja palusime vastata sellele, mis on kirja pandud seaduse seletuskirja, siis kahetsusväärne on, et nii Keskkonnaamet kui ka Kliimaministeerium on hoidunud kõrvale nendele konkreetsetele väga lihtsatele küsimustele vastamisel ja on räägitud hoopiski muudest teemadest, ehk et meie näeme, et kui küsid ühte väga konkreetselt, siis sellele on jäetud korduvate kirjavahetustega lihtsalt vastamata. Ma täpsustan üle, et te viitasite eelmise aasta, siis vist suvel oli kohtumisele, kus oli ka Keskkonnaameti direktor Vakra, ja kui ma õieti aru sain, et härra Vakra viitas siis poliitikutele, kelle hoiak kuidagi võiks mõjutada järelevalve menetlust, mis puudutab seaduse täitmist. Kas ma sain õieti? Täpselt nii, ja see oli selles mõttes isegi üllatuslik, et niimoodi avalikult otse välja öeldi. See nüüd puudutas seda tegevuslubade äravõtmist ja härra Vakra sõnad, mis on ka protokollitud, olid siis sellised, et poliitiliselt kardetakse tegevusloa äravõtmist
kardetakse kollase kebaabiputka kinnipanemist. Need olid härra Vakra sõnad. Ma küsin nüüd, täpsustan üle Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Olav Avarsalule, et kuidas te seda väidet kommenteerite, et niisugustes küsimus, mis puudutab miljoneid eurosid, majandussektori küsimust, et võib olla mingi poliitiline mõjutamine või poliitiline siis asjaolu, mis järelevalvet võib siis järelevalve sisu või järelevalve mingi meetodi teostamist võib olla kallutada. Et kas te osalesite sellel kohtumisel ja võite seda kinnitada, et see nii oli, ja kui siis on teile teada, et kas see vastab tõele, selline väide härra Vakra poolt, ja kui vastab tõele, siis mis poliitikutest jutt käib? Mina sellel kohtumisel ei osalenud. Ma olen kuulnud nendest kohtumise muljetest ja tagasidest. Ma arvan, et peadirektor Vakra kasutas lihtsalt ilmekat kõnekeelt, mitte ei mõelnud seda sellisel moel, aga ma arvan, seda saate tema käest eraldi üle küsida. Aga me oleme erinevates ringides varem arutanud võimalikku käitumist juhul, kui oleks tõesti põhjendatud nüüd tegevusloa kallale minek või majandustegevuse peatamine. Ja see vaidluskese ei ole sugugi seotud ei poliitikute ega millegi muuga, vaid selle tegevuse mõjukuse ja riigipoolse edulootusega. Et tegelikult vedelkütuse müügi turg koosneb mitmest eri etapist, et hüpoteetiliselt saaks keelata ära siis ühe osa sellest, mida siis ka ühing taotleb, justkui nagu aktsiisilao teatud toimingu osas piiramist. Mitte ei räägita jaemüügi. Ja ma täpsustan üle, nii et teil sellest selget kohtumist informatsiooni ei olnud ja teil, kui ma küsin üle härra peadirektori asetäitja, ei ole informatsiooni või kui on, siis palun edastage see, et minister või mingi muu poliitik oleks selle konkreetse järelevalve menetluse osas mingisuguseid seisukohti kujundanud või juhiseid andnud? Ja, mul puudub info, et midagi taolist oleks tehtud ja ma ei usu ka, et midagi taolist oleks päriselt tehtud. Me oleme oma järelevalve toimingutes täiesti iseseisvad, suudame ise oma otsuseid vastu võtta, ei pea neid ministriga ega ka teinekord ministeeriumiga läbi rääkima ja saame oma otsuseid täitsa vabalt. Aga milles seisnes siis härra Vakra viide poliitikutele? Kui jutt käis, ja siis härra Vaht saab korrigeerida, kui jutt käis sellest, kas teatud tüüpi järelevalvemenetlus algatada mitte, kus tuli üldse sellesse vestlusse direktori tasemel sisse küsimus poliitikutest ja nende rollist selles asjas, mille puhul me saame aru, oleme jõudnud järeldustes, et mäng käib kogu, siis ütleme teatud majandussektori siis positsioonidest. Ei olnud kohtumise osa. Arusaadav. Ma ei saa seda ühte ega teistpidi kinnitada. Selge. Mul oleks alani varasematele väidetele repliikiga. Ja, aga mul oleks vahepeal küsimus ka härra siis Vaksile, et härra Rein Vaks, kas te oskate kommenteerida, selgitada seda, et kas see väide vastab tõele, et Kliimaministeerium siis mõned kuud pärast seda, kui mootorikütuste ühing oli esitanud nõudmise härra toonasele kliimaminister Michalile nii-öelda järelevalves reaalselt samme astuda, et siis tegelikult ühe turuosalise positsiooni muutvalt langetati see otsus, siis ma ei tea, august või september 2024. aastal, kas see nii-öelda tõlgenduse muutmine iseenesest vastab tõele, kui asi, et tõlgendus muutus, ja teiseks, millistest teie poolt vaadatud asjaoludest objektiivselt oli see tõlgenduse muutus siis põhjendatud? Rein, olge hea. Ja, suur tänu. Vedelkütuste teema on meil väga pikas protsessis, ma natuke alustate pakkane kaugemalt, et see vedelkütuste teema on meil pikas protsessis alati tähelepanu olnud. Meil on 4 suuremat etappi olnud, kus me seadust oleme muutnud ja ma tahan toonitada, et iga kord on seda seadust muudetud niimoodi, et on kaasatud kõik turuosalised, ametkonnad, nii edasi. Nii nagu peab ühesõnaga, kuni siis seadusandjani välja, kus siis uuesti arutatakse kõik need detailid oma vahel läbi. Mis puudutab seda konkreetset 1,7% küsimust, siis esimesed signaalid turu pealt, et turuosalised saavad erinevalt sellest
sättest aru tekkisid umbes kevadel 24. Neid turuosalisi, kes mõistsid seda sätet ühte, teist või ka kolmandat pidi, oli rohkem kui üks. Ja selle raames oli ka algatanud KEA konkreetse menetluse selle Olerexi küsimuses ja toimusid ka ülekuulamised turuosaliste raames kui ka ametnike raames. Ja kui need ülekuulamisi tehti, siis anti ka Kliimaministeeriumile selge ülevaade sellest olukorrast, et kuidas turuosalised asjast aru on saanud ja selle peale palusime meie seadusloome ettevalmistajana järelevalveasutusele ehk siis KEA-l enda hinnang anda sellele konkreetsele sättele. Ja KEA asus positsioonile väga selgelt, et see säte, mille me oleme siin kõik koos turuosalistega läbi rääkinud ja läbi kirjutanud ja mitu jurist on peale vaadanud ja veel kord ka Riigikogus majanduskomisjonis väga detailselt üle käidud. Et sellest sättest on võimalik kahtepidi aru saada. Ja kui me võtame kõrvale veel täiendavalt direktiivi, millest see säte tuleneb, siis pigem on võimalik asuda positsioonile, et seadus võimaldab 1,7% kahekordselt arvesse võtta. Ja see oli ka see põhjus, miks suvel Kliimaministeeriumist selline signaal turuosaliste välja läks. Olime sellise õigusanalüüsi järelevalveasutuse poole pealt sellele sättele ära teinud ja jõudnud arusaamisele, et kahekordne arvestus selle 1,7 on võimalik ja sellega peab arvestama. See lõi selguse turule, et kui enne seda said turuosalised erinevalt aru, siis ühelaadse lähenemise me pidime sinna looma. Ja lähtusime selle lähenemise loomisel järelevalveasutuse sellisest hinnangust või analüüsist, et kumba pidi on siis mõistlikum ja kumb pidi saab seda seadust siis sellisena tõlgendada. Aitäh. Ma veel täpsustan üle siiski, et paar küsimust siis on, võib-olla Vahul on ka täiendus. Te ütlesite, et te viisid, tähendab, ma saan aru, et mai alul pöördusid siis ja mootorikütuste ühingu liikmed protestiga, tegelikult siis kaebusega kliimaministri peale. Ma oletan, et sellest tõukudes siis tekkisid ülekuulamised. Mu küsimus on, mida te mõtlete ülekuulamiste all, et kas selle osas, kui te ütlete, et turuosalised tõlgendasid seda seadust, mille tõlgenduse osas on härra Michali kui toonase majanduskomisjoni esimehe allkiri, kuidas seda tuleb tõlgendada, et mis see erinev tõlgendusruum sai seal olla, kui ma saan aru, varasemad viited on, et seadus tõlgendatakse nii-öelda selle seletuskirja loogika järgi, kus oli seda ühemõtteliselt formuleeritud. Et kui küsimus on, et kes need turuosalised siis aru saada olid, et kas need olid siis, jaganesid mootorikütuse jaeturul ja hulgiturul tegutsevad ettevõtted, jagunesid nad siis kahte lehte, ja mis õigupoolest tähendab selles loogikas, et erinev, oli neid üks või oli need kolm või nendest siis ühingutest, et saada seda aru, härra Vaks? Ja kas need on olemas ka, need ülekuulamised on olemas ka kirjalikult taas esitatavad, me komisjonis saaksime seda tutvuda, aitäh. Ja, suur tänu, et ärakuulamised olid seotud KEA järelevalve menetlusega, kus siis Keskkonnaamet teostas ametlikke ärakuulamisi ja protokollis seda, see oli oluline osa kogu selle Olerexi kaasusest toona ja selle protsessi käigus sai meile selgeks, et vähemalt 3 tõlgendust on sellest sättest. Esimene tõlgendus ütleb, et tohib 1,7% arvesse võtta, rohkem üle ei tohi minna. Teine tõlgendus ütles, et võib 1,7 kahekordselt korrutada. Ja kolmandana kuulsime ka turu pealt seda, et piire ei olegi konkreetses kütuses ja see oli eriti üllatav. Ehk siis meil oli 3 käsitlust. Ja selle peale siis püüdsime selgust luua ja tegime aga KEA-ga vastava analüüsi ja saime selle tulemuse, kuhu poole siis see selgus kaldub, et missugust positsiooni siis on mõistlik võtta, lähtudes, missugune on täna seaduses
kirjas olev säte ja mis seda terviklikult toetab. No see on üsna jahmatav, et see koorub nüüd välja see, kus me alustasime, et kõik toimib, järelevalve toimib, õiguskord toimib, nüüd selgub, et on olnud siis täiesti risti-rästi 3 lahus. Ma ei saanud küll vastust härra Vaks sellele, et kes turuosalistest siis mida tõlgendas ja kas see tähendab, et nende tõlgenduspraktika ehk siis ütleme, kui palju nad siis seda biokütust kasutasid, ehk siis tegelikult endagale ka hinda tõstsid või õigemini tarbijale hinda tõstsid, enne kõike jaetarbijale, et kes need siis turuosalised olid, kes oskate tuua ka erinevate positsioonide turuosaliste poolt välja selle? Et kindlasti oli see enamus tõlgendas seda seadust niimoodi, nagu meil seletuskirjas ja protokollides on ka kajastatud. Just see oli, mis siis te mõtlete siis härra Michali allkirjaga selles tekstis? Jah, enamus. See oli enamus, siis eraldi oli üks turuosaline, kes tõlgendas, vähemalt üks oli, et tõlgendas 1,7 niimoodi, et võib 2 kordi arvesse võtta, see oli siis Olerex ja minule teada olevalt võis ka olla terminal, ma väga ei eksi, ja kolmanda tahtli siis koorust ka Olerexi vestlustest välja, ja mida näitas ka tegelikult praktika, et seda piiri kui sellist ei nähtud üldse. Ja siin on see küsimus, et kas seda ei nähtud sellest, et ei osatud seadust lugeda või seadusaadusest valesti aru. Nii, ma annaksin sõna nüüd härra Vaht, kes oskab võib-olla siis ühinguga juhatuse liikmena kirjeldada, milline siis eelmisel kevadel see ühingu liikmete positsioon oli. Jaa, esimese asjana parandan, et terminal ei ole see kindlasti olnud, et terminal on võidelnud selle eest, et kõik turuosalised ja ka Keskkonnaamet ja Kliimaministeerium lähtuks sellest, mis on seletuskirja kirja pandud. Ja ma korraks lihtsalt selguse mõttes loen selle kõigil ette, et võib-olla kõigil, kes siin osalevad, ei ole seda ülevaadet, et tollane Eesti Õliühing tegi 21. aasta oktoobris ettepaneku, mis saadeti siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja 8. märtsil 22. aastal toimus majanduskomisjoni istung, kus siis arutati ettepanekuid ja seisab selles seletuskirjas nii, et muudatusettepanekute loetelus ei leidnud kajastust Eesti Õliühingu 12.10.21 aasta majanduskomisjonile edastatud arvamus, mille kohaselt UKOME kasutamise piiramine 1,7-ga on põhjendamatu ja nende hinnangul oleks vaja 3,4 säilitada. Ja siis eelnõu algataja ettepanekut ei toetanud ja selgitas, et eelnõus kajastatud muudatus 1,7% sulgudes loob parema regulatiivse keskkonna kodumaise täiendatud biokütuste tootmiseks, kuna investeeringud jäävad Eestisse. Transpordikütuste ühingu kõikidele liikmetele, välja arvatud ühele, kes täna tegeleb ka biometaani tootmisega, tegelikult 3,4 sobis. Ja 3,4 sobib kõikidele ühingu liikmetele, aga mitte tagasiulatuvalt. See on probleem. 3,4 on okei, aga mitte nii, et tagasiulatuvalt seda muudetakse. Ehk et see on probleem. Ja ühe asja tahan veel ära märkida, et ma leidsin üles ka selle siis härra Vakra sõnad selle kohta, mis ma ennem ütlesin, ja see kõlab nii. Kui küsisime siis Maksu- ja Tolliametis siis härra Vakra käest, miks ei ole tegevusluba ära võetud ja vastus oli selline. Me ei näinud, et selle loa äravõtmine oleks olukorda paremaks muutnud. Mitmed poliitikud ei saa endiselt aru, mida tähendab biokohustuse täitmine. Poliitikute poolt kardetakse seda, et kui võetakse turu osaliselt ära tarbimise lubamise luba, siis ei saa ka enam kebaabi osta. Nii, selge. Kas ma saan siis õieti aru, härra Vaks, et te ise kinnitasite, et ma saan aru, kui olukord oli selline. Kui seda seadust tehti, siis mootorkütuste ühing või toonane õliühing taotles seda, et oleks leebem, tarbijale leebem, siis ka ettevõtetele leebem süsteem,
härra Michali juhitud majanduskomisjonis see ei leidnud toetust, et fikseeriti ära rangem mudel, oma põhjendustega siis nii rohepöörde kui ka siis niimoodi selles valdkonnas. Ja siis 24. aasta kevadel selgus, nagu ma saan aru, härra Vaks, et üks ettevõte tõlgendab seda siiski leebemana, kuigi ülejäänud ühingud on sellel või ettevõtted on selles loogikas, et tõlgendada rangemana, ja selle tulemusest ajendatuna, kuna oli üks tõlgendas erinevalt, teised tõlgendasid rangemalt, kuigi neil ei olnud see varem meeldinud või nad leidsid, et see ei ole optimaalne nende majandusliku huvi seisukohalt, siis nii-öelda Kliimaministeerium selle tõlgenduse ära muutis. Ja ma nüüd küsiks teilt, härra Vaks, kuidas see muutmine toimus? Kelle otsus see tegelikult Kliimaministeeriumis selle tõlgenduse muutmine oli? Oli see teie isiklik otsus osakonna juhatajana protokollitult või kuidagi tehtult? Oli see mingi komisjoni otsus ministeeriumis? Oli see ministeeriumi kantsleri otsus, juhtkonna otsus? Et äkki te kirjeldate, et kes selle tõlgenduse otsuse tegelikult siis millisel taasesitataval kujul õigupoolest langetas ministeeriumis? Aitäh! Ja aitäh, kindlasti ei olnud otsuse langetamise aluseks see, et üks turuosaline oli teistmoodi aru saanud. Vabandust, te ise ju viitasite, et kevadel läks lahti arutelu, mis tõukus sellest, et turuosalised tõlgenevad erinevalt, kui ma palusin täpsustada, siis te ütlesite, enamik tõlgendas nii, nagu oli härra Michali allkirjaga seletuskirjas, aga vähemalt üks turuosaline tõlgendas seda siis leebemal moel, mida algselt oli kogu õliühing taodelnud. See te ütlesite ise 3 minutit tagasi, härra Vaks. Ja ütlesin absoluutselt, selle saab ka vestlusest siin kohe järgi vaadata ja ma ka selgitasin kindlasti, et see oli ka põhjus, miks me palusime teha täiendav õigusanalüüs sellele konkreetsele sättele ja just selle asutuse poolt, kes järelevalvet VKS-i üle antud kohustuse vaatest teeb. Sealt tuli vastus, et see konkreetne säte on tõesti võimalik seda sätet kahtepidi lugeda ja arvestades, mis on selle sätte taustaks, mida ütleb direktiiv, ja kuidas seda sätet on võimalik seadusest lugeda, tuleb jääda positsioonile, et 1,7% on võimalik kahega korrutada. Ehk siis meie ei lähtunud siin kuidagi sellest, et üks turuosaline niimoodi arvas. Me lähtusime sellest, mida me nägime ja mida me nägime, et VKS-is on konkreetselt kirja pandud. Arusaadav, härra Vaks. Aga kui ma tohin täpsustada, et te räägite meie vormis, et ma saaks aru, et see tõlgendusotsus, mis on muudetud, see tähendab miljoneid eurosid, kellele saamata jäänud tulu, kellele võib-olla väiksemat kohustuste mahtu ja võimalik ka sellega seos riigile väiksemat tulude mahtu, mis puudutab siis neid kohustusi. Et kuidas see meie vormis otsus sündis? Kas see oli teie otsus, olete te selle allkirjastanud kuidagi oma käskirjaga osakonna juhatajana, oli see härra Uiga otsus, oli see kõrgemal tasemel otsus või madalamal tasemel otsus, et ei saa, ütleme, et mis tähendab see meie vormeks, kui ma saan aru, et selle otsuse kihtides on mitu tasandit, et see otsus esialgu sündis minu kirjana, osakonna juhataja kirjana läks majast välja. Selle peale uuriti sektorist, et kas see ikkagi on õige järeldus, siis selle peale läks järgmise juhtimistasand allkiri välja, et jah, niimoodi on õige otsus. Ja kui uuriti, et kas see järgmise juhtimistasand otsus on ka õige, siis läks Kliimaministeeriumi kõige kõrgemalt tasemelt vastus välja, et jah, selline lähenemine on õige. Ja kui ma täpsustan üle, et Kliimaministeeriumi kõige kõrgemalt tasemelt, et te peate silmas ministri taset? Mina pean silmas juhtkonna taset, antud puhul kantsler. Ja see oli see härra Kasemetsa seisukoht, et härra Kasemets kinnitas, et jah, teie otsus. Ja mu küsimus on, et kas selle otsuse kujundamisel te kellegiga ministeeriumi juhtkonnast rääkisite või kellegi kolleegiga, või see oli puhtal kujul ainult teie ainuisikuline otsus, mis rajanes siis teie tellitud õigusanalüüsil? Et kas ka härra asekantsler oli teadlik või keegi veel oli teadlik? Toonane asekantsler härra Timo Tatar oli sellest teadlik. Kui see protsess niimoodi algas ja kui me seda sisu niimoodi veeretasime, pärast Timo tuli meil Jaanus asekantsleriks.
temaga meil nii tihedalt seda arutelu sellel teemal ei olnud, ta oli värskelt ministeeriumisse tulnud. Ja jällegi ainuisikuliselt kodanik või ametnik Rein Vaks seda otsust ei ole saanud vastu võtta. Siin me oleme läbi rääkinud kindlasti Geaga, oleme seda põrgatanud ministeeriumi sees ja selliselt see positsioon kujunes. Nii, et siin nüüd tulebki välja, et Keskkonnaamet, ütleme, niimoodi hästi, see ei ole küsimus nüüd sellest konkreetses järelevalve mooduse rakendamist, sellel teemal on suhelnud ja see iseenesest, et järelevalveasutus suhtleb selles ei ole ka midagi kohatut, eks ole, loomulikult ministeeriumiga, kes kujundab poliitikat ja tõlgenduspraktikat. Aga ma täpsustan üle, et ministeeriumi sees suhtlesite, et kellega te suhtlesite ministeeriumi sees? Te peate silmas oma alluvaid või ministeeriumi juhtkonnaga või õigusosakonnaga? Et te ütlete, et see ei olnud teie ainuisikuline otsus, aga et ma küsin tulen juurde tagasi, et see sündis ministeeriumi otsusena, aga kes selle otsuse siis tegelikult ministeeriumis langetas, millel oli miljoneid eurosid mõjutav, nagu ma ütlesin, riigile, turuosalistele mõjutav mõju? Me käisime selle sisu üle koos meie õigusloome kvaliteedikontrolli eest vastutava õigusosakonnaga. Seal arutasime, missugune see analüüsi taust on, mida siis Gea meil ette valmistas. Ja meil oli ka juures valdkonna eest vastutav ekspert, kes samamoodi oli turuosalistega seda teemat arutanud, ka Geaga seda teemat arutanud. Ja selle pealt see otsus sellisel kujul sündis. Selge. Ma annaksin nüüd sõna härra Allasele komisjoni liikmele küsimuseks. Lihtsalt täpsustav küsimus, et härra Vahtile, et kas täna 10. märtsil 2025 siis neid biokohustustest saavad kõik turuosalised ühtemoodi aru ja ka käituvad selle järgi? Ja tänan küsimuse eest. Me oleme igapäevaselt sellel turul ja näeme, mis turul toimub, ehk et me endiselt näeme seda, et hulgiturul hulgi klientidele nii hulgimüügiturul kui ka hulgimüük tanklas suurtele transpordiettevõtetele, et endiselt käib hinnadamping ja kui vaadata, milline on biokohustuse kulu, siis me näeme, et diislikütuse osas seda kulu üks turuosaline endiselt ei hinnasta hinnakomponendina kütuse hinda. Ehk et meie näeme, et probleem kestis terve eelmise aasta ja kestab tänaseni jätkuvalt. Täna hommikul oli mul müügiga koosolek ja endiselt me näeme, et just diislikütuse hulgimüügi klientidele pakutakse hinda, mis on alla turuhinna, kui võtta arvesse, milline on turupõhine biokohustuse kulu. Aga ma täpsustan üle, aga kas ütleme, kui et turuosalised said teada sellest siis härra Vaksi meilist, et ministeerium on muutnud oma seisukohta, nii või? Jah, et ma võtan täpsemalt ette, et tegelikult see, mida härra Vaks nüüd just ütles, Timo Tatar tegelikult sellel ajal enam ei töötanud Kliimaministeeriumis. Viimane kiri, kus Kliimaministeerium väga selgelt meile kirjutas, et 1,7 on absoluutne lagi, mida enam ei korrutata 2-ga, oli 1. augustil eelmisel aastal. See oli siis Kliimaministeeriumi taastuvenergia ja energiatõhustuse ekspert Ketli Lindus saatis kirja selle kohta, see on ka faktiliselt teile esitatud ja Kliimaministeerium muutis oma tõlgendust 6. septembril, mis oli siis härra Vaksi kiri, härra Vaksi allkirjaga ja kui turuosalised küsisid selle peale selgitust, siis tuli järgmine kiri 4. novembril eelmine aasta ja see juba oli siis asekantsler Jaanus Uiga allkirjaga, kus siis selgitati seda, et õige on hoopiski 3,4%, vaatamata sellele, et seletuskiri annab väga selgelt vastupidise selgituse. Ma küsin nüüd üle, tähendab, et härra Vaks, et te ütlesite, et kevadest kuna selgus, et turuosalistel on erinevad tõlgendused seaduse täitmise osas ja see pigem puudutas ühe turuosalise käitumist,
siis oli vajalik luua selgus, telliti vastav õigusekspertiis, aga 1. augustil andis ministeerium, nagu siin siis viitas härra Vaht, proua Inglas oli, jah? Oli proua Inglas? Proua Lindus. Vabandust, kuulsin valesti, proua Lindus ministeeriumi esindajana, et kas siis see seisukoht, mida proua Lindus andis välja, oli ka ministeeriumi seisukoht kooskõlastatud õigusosakonna, etc. juhtkonnaga ja et see oli ka, ütleme, millest sõltusid 10 miljonid eurot ja möödus 36 päeva, ma saan aru, ja siis tuli välja uus meil, mis muutis jällegi tagurpidi 10 miljonid. Et selgitage, mis siis tegelikult, millisel siis sisulisel alusel oli proua Linduse kiri koostatud. Kas see oli ministeeriumi ametlik seisukoht 1. augusti seisuga? Tegelikult muutus, nihe toimus 36 päevaga. Ministeeriumi ametlikud seisukohad välja ministeeriumi vastutavalt isikute allkirjadega ja meilitsi saadetud positsioonid ei saa ministeeriumi ametlikud positsioonid olla. See, mida proua Lindus suve jooksul väljendas, oli hetke teadmine selle seaduse tõlgendamisest niimoodi nagu ka härra Vahi selgitatud seletuskirjaga kaasnevates dokumentides kirjas on. Peale seda, sellega paralleelselt ajal juba ma täpselt ei oska kuupäevaliselt öelda, aga see analüüs ei olnud aluseks, millega proua Linduse kiri välja läks, ei kirjana. Kui me saime selle analüüsi kätte ja see oli pärast seda kirja, siis selle järgi läks ministeeriumi ametlik positsioon minu allkirjaga välja. Seda protsessi pidi, nagu ma enne selgitasin. Aitäh, ma küsin härra Uigalt, kui tohib, et härra Uiga, et see on nüüd niisugune väga dramaatiline niisugune juhtum niisuguses kirjades, et see on hämmastav niimoodi tõlgenduslikult, et nagu see halduspraktika, et kas kui härra Vaks kujundas selle ministeeriumi poolse seisukoha, mis nagu seda turupositsiooni oluliselt olemuslikult muutis, niimoodi majanduslikke mõjusid, kellele tõi, kellele koormas, kellele vähendas, et kas teie eelnevalt olite sellest teadlikud, oli see nii-öelda ministeeriumi juhtkonna tasemel ka vähemalt teadmiseks võetud positsiooni muutus, millel nii ulatuslik majandusmõju oli? Või te ei olnud sellest teadlik? Aitäh küsimuse eest. Oleme seda protsessi ka ise põhjalikult transpordikütuste ühingu ja teiste osapoolte tänuväärseid märgukirju olen põhjalikult üle vaadanud ja ka selgitanud, millistele kirjadele siis saab e-kirjaga vastata ja millistele kirjadele tuleb siis selline pikem dokumendihalduse protsess läbi teha, et just vältida ja välistada seda, et lähevadki erinevad või siis ebaselged seisukohad välja. Töö sellega ei lõpe kunagi, aga oleme seda kõvasti paremaks saanud. Nüüd, kui küsimus on, kui detailis on ministeeriumi juhtkond teadlik sellest, millised õigusloome küsimused, millised protsessid toimuvad, et üldjoontes kirjad, mis jõuavad minuni, need ma loen läbi, need ma töötan läbi, kui ma kooskõlastan neid või allkirjastan, küsin küsimusi. Need tegevused, mis toimuvad enne seda, et neid protsesse on palju, seda, et meil on vedelkütuse turul vaja selgust tuua ja tagada, et reeglid oleksid selged, läbipaistvad ja ka rakendatud ning rakendatavad, et sellest ma olen olnud teadlik ja sellest kirjast, mida mina allkirjastasin, olen samuti teadlik. Ja seal on see Keskkonnaameti poolt tehtud õiguslik analüüs juures ja see selgitab seda meie kirjeldust. Ja eesmärk oli see info välja anda, et kõigil oleks siis sama info, mitte ei selguks tagantjärgi, et see seaduse tekst nii sellist pidist tõlgendust ei võimaldanud. Arusaadav, härra Uiga, ma ei ole sugugi kuri kõigepealt, eks ole, katsume sellist tohal selgust saada. Et ma saan aru, et härra Vaks, ma nüüd lihtsalt täpsustan üle, tuli uus element, härra Vaks langetas, ütleme,
allkirjastas oma kirja. Ma saan aru, et nüüd selgus, et teie allkirjastasite ka oma kirja. Ja ma saan aru, et ka härra Kasemets algastas ka oma kirja, mis tegelikult kõik sisuliselt tähendas, ma saan aru siis sisuliselt ministeeriumi tõlgendusotsust, mis muutis siis varasemat riigi tõlgenduspraktikat. Vähemasti sellisel moel, nagu kas või proua Linduse kiri sisaldas siis ministeeriumi esindajana hästi. Ja mu küsimus on, et aga mille poolest, küsimus on selles, et millal teie selle kirja siis välja saatsite? Mul oleks tõesti palve, et kas me komisjon saaks, ma arvan, et see on väga oluline, kõik need kirjad, mis ministeeriumi poolt on läinud välja, nii proua Linduse kirja 1. augustist, kui ka need kõik praegu siin viidatud 3 kirja ministeeriumit erinevatel tasenditel, mis muutis seda tõlgenduspraktikat miljonite eurode ulatuses turul ja et ma küsiksin täpsustuseks üle härra Uiga, et kas siis, millal teie selle kirja välja saatsite? Täpselt kuupäeva ei mäleta, äkki Alan Vaht seda mainis ka, et see oli, ma arvan, novembris. Ehk siis see oli täiendava päringu peale, mis siis meile saadeti transpordikütuste ühingu poolt palvega siis veel kord selgitada, millest selline muutus. Aga Uiga, ma küsin nõnda, et kui, vabandust, et selles loogikas, et kui on seadus, on ühetaoliselt, on aru saanud järelevalveasutused, kuidas seda tõlgendada. Turuosalised on aru saanud ühetaoliselt. Sellel all oli toonase majanduskomisjoni esimehega seletuskirjal härra Michali allkiri, et kuidas seda seadust tõlgendada nii-öelda tõsi küll rangemalt, kui ettevõtjad soovisid ühiselt, nagu ma saan aru kollektiivse pöördumisega, aga nii oli see seadusandja tahe, mis formeerus siis seaduseks. Ja nüüd ma saan aru, et siis kuna üks turuosaline tõlgendas erinevalt, tema suhtes oli algatatud erinevaid järelevalvemenetlusi, mootorikütuste ühing protestis nende järelevalvemenetluste loiduse suhtes. Ministri tasemel, ma saan aru, härra Vaht ei saanud piisava kvaliteediga vastust. Ja praegu jõudsime selleni, et suvel viitas härra Vakra, et järelevalvemenetlus on takerdunud, et viide on vähemalt nii, nagu interpreteerib seda härra Vaht siin protokollituna, et mingite poliitikute või poliitilise asjaolude tõttu, poliitikute tõttu jäägu see siis selleks tsitaadiks, mis on siin kõlanud, eks ole. Ja siis 6. septembril asuti seisukohale, et tõlgendust tulebki muuta, mis asetab kardinaalselt kogu selle järelevalveloogika hoopis teise valgusse. Et ma küsin härra Vaht teilt, et mis on teie meelest, kui te vaatate nüüd, mis te olete arutanud seda, mis on teie versioon, et kas see teie meelest on loomulik asjaajamine Eesti riigis olnud ja mis tegelikult niisugusi pöördelisi seisukohtade muutusi teie hinnangul võisid esile kutsuda ametkondlikult? Et mis on teie arvamus selles loogikas, et ei ole riigi tasemelt, ma saan aru, nendest müriaadist kaebustest ja palvetest erinevatesse ametkondadesse lausa Tolstoi romaan, eks ole, et ei ole saanud ju tegelikult vastust sisuliselt, ma saan vähemalt teid rahuldavat. Jah, aitäh, me ei ole tõesti vastust saanud ja ütlen ausalt, et ega ma, kui te vaatasite või kes vaatas ka eelmisel nädalal Impulsi saadet, kus oli see sama teema teravalt üleval ja ma ei saa kuidagi tagasi hoida ega öelda, et kõik see, mida me oleme näinud, kuidas on seda tõlgendust muudetud ühe turuosalise kasuks, kuidas poliitikud kusagil käivad ukse taga ja tunnevad muret kebaabiputka kinnipanemise pärast, siis nii, nagu ma ütlesin ka Impulsi saates päris otse, et see paratamatult tekitab küsimusi, et kas siin ei ole ka tegemist korruptsioonijuhtumiga ja täpselt samal seisukohal oleme me endiselt, sest turuosalised, kes on ausalt täitnud peokohustust, on saanud selle täitmisest ühtviisi aru ja üks turuosaline, kes ei ole saanud aru, on saanud rahalist kasu ja tema suhtes on tehtud otsuseid kasulikult, mis on olnud siis kahjulikud teiste ausalt kohustust täitnud ettevõtete suhtes, siis ma kordan veel kord, et on üleval spekulatsioon, et meie hinnangul on tegemist siin puhtalt elementaarse eheda korruptsioonijuhtumiga. See on väga tõsine süüdistus, härra Vaht, et
et ma saan aru, et see on teie järeldused, aga see on väga tõsine süüdistus nii moraalse, õigusliku kvalifikatsiooni mõttes, eks ole. Et minu küsimus on selles, et on teil mingisuguseid tehiolusid selles kontekst, mis lubab seda väidet mõtestada või on tegemist teie nii-öelda lihtsalt edutustegevusest ja vaadates nii objektiivsete otsuste niisugust volatiivsust tingitud nii-öelda subjektiivse järeldusega? No, eks me oleme ju silma peal hoidnud, et kes kellega kusagil räägib või sotsmeedias suhtleb või ühiseid meediapilte teevad, siis ei saa seda märkimata jätta, et kui vaadata, kuidas kaitseminister Hanno Pevkur teeb ühismeedia pilte siis Olerexi tanklas tegevjuhi Piret Milleriga, kuidas Olerex toetab kaitseministeeriumit reservväelast siis autasustamisel. Oli selline kampaania eelmisel aastal ja see pressiteade on Olerexi veebilehel endiselt üleval kuni siis sinnamaani välja, kuidas tänane peaminister Kristen Michal siis ühistel kalaretkedel käib Olerexi ühe nõukogu liikmega, et paratamatult kõike seda pilti kokku pannes tekivad väga tõsised küsimused. Nii, need on väga tõsise kaaluga süüdistused, mis on siin praegu kõlanud, aga ja siin ei olegi komisjon, ei ole õigusasutus, ta ei võta mingit süüstavat rolli ühegi äriühingu suhtes ega anna ka hinnangud arusaadavalt komisjon ka võib-olla õigusliku vastutuse ükskõik millisel ametiisikul. Aga härra Uigal on selle koha pealt informatsiooni või selgitust? Ei, selle koha pealt ei ole, et kindlasti ja ma ei oska midagi nende süüdistuste kohta öelda. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et korraks käis läbi, et meil on kuidagi erinev seisukoht järelevalveasutustest, et vastupidi, selle menetluse käigus tuligi Keskkonnaamet meie juurde ja ütles, et seda seadust ei saa niimoodi tõlgendada nagu on see, et 1,7 ei ole kahekordatav. Ja sellest see kõik algaski ja siis sellest see selguse loomine tekkis, et siin on Keskkonnaameti esindaja juures, et ta saab täpsustada, kuidas see kujunes, et me vaatasime koos peale ja lõime selle selguse, et siin ei olnud eesmärk, minule teada olev eesmärk ei olnud, et teha ühele või kellelegi mingit soodustust, vaid eesmärk oligi see kogu see protsess ja see biokütuse täitmise kohustuse osas selgus luua. Tahtsin selle välja tuua. Arusaadav, aitäh. Ja ma annaksin sõna ka siis härra Avarsalule. Ma tahtsin juba varasemalt tegelikult paari repliiki teha, kui on võimalik, ma ütleks nüüd ära, et Alan kindlasti turuosalisena teab väga täpselt nagu hinnastamise erinevaid mudeleid, aga me igaks juhuks kordaks üle, et HVO puhul, mis on siis üks biokütustest, millega täidetakse siis seda biokohustust, on 3 põhilist lähteainet, mida Eestis kasutatakse. Lühenditena on nad BFAD, siis on POME ja 3. on siis UKO, mille üle vaidlus käib. Ja viimase 2 osas nende hinna erinevus ei ole suur, üsna marginaalne, see ei ole 2-kordne. Seetõttu see tõlgendus ei too kaasa kindlasti 2-kordset kulu kellelegi ega teisel 2-kordset hinnavõitu, see on märksa väiksem. Seda on härra Vahi enda tööandjaga kirjalikult varasemalt seletanud ja neid võrdlusi juurde toonud. Turu erinevatel ajahetkedel võib olla mingi väike erinevus seal taga enne. Teine, mis ma tahtsin öelda, et päriselt see, mida viidatakse kunagises vedelkütuse seaduse seletuskirjas, ei ole päriselt mitte seletuskirja tekst, vaid on majanduskomisjoni ühe istungi arutelu protokoll, millest ei tekkinud seadusemuudatuse ettepanekut, seda ei pandud hääletusele, lihtsalt öeldi, et selle teemaga edasi ei tegeleta. Ja seetõttu on meie hinnangul oluliselt tähtsam tõlgendada seaduse enda teksti koos nende seletuskirja osadega, mis seal on. Et kõik muu, mis sinna arutelusse käib, tagantjärgi vaadates ma ütleks, et oleks pidanud tollel hetkel selle menetluse käigus eelnõud täpsustama ja sinna panema selge välistuse, mis ütleb, et 1,7% piiri me
paneme seadusesse kirja, aga seetõttu muudame ära ka selle punkti, mis räägib kordajate kasutamisest. Et tundub, et sealt tekkis nagu ebaselgus. Ühed arvasid, et midagi muudeti, teised arvasid, et midagi muud. Nii kaua, kuni see säte reaalses elus ei olnud kellegile nagu vaidlusi kaasa toon, nii kaua kõik elasidki oma kindlas teadmises. Need ülekuulamised, millest juttu oli, need on meie enda väärteomenetluse käigus tehtud ülekuulamised, mida siis protokollitakse nii, nagu menetlusnormid ette näevad. Praegu on nad AK info peale kohtuistungeid ja otsuse jõustumist on nad kõigile avalikult kättesaadavad. Õigusanalüüs, mida mitu korda on mainitud, on meie vaates ka samamoodi avalik, oleme seda ühingule välja näidanud koos nende põhjendustega. Ja viimane fakt, mida ma tooks välja, on see, et tegelikult eelmise aasta kevadel terminali enda üks omanikest kirjutas ka oma tõlgenduse kirja, kus ta viitas ka, et 1,7% saab 2-ga korrutada. Nii et see teadmine ei olnud kõigil turuosalistel kahjuks täpselt ühesugune. Vabandust, et see õigusanalüüsi puhul, kui ma tohin teada, et kes selle autor siis oli õigupoolest? Selle õigusanalüüsi tegime meie õigusosakond. Keskkonnaameti õigusosakond, ta on suhteliselt lühikeses kirjavormis, mahub poole A4 ära. Pool A4? Jah. 10 miljonid eurosid tegelikult siis on ümber struktureeritud siin selle 6. septembri otsuse alusel poolel A4-l. Jah, seal on suhteliselt napis tekstis on võrreldud erinevate sätete koosmõju. Selge. Ma tänan kõiki osalemast. See teema, ma arvan, tähendab minu kogemuste osas erinevate riigihalduse otsuste puhul on, ma pean tunnistama, puutun sellega lausa esmakordselt kokku niisuguse asjaga, et mul oleks palve, et ma arvan, et komisjonil on ettepanek panna siinkohal koma ja mul on palve, et me paluksime täiendavat informatsiooni. Me paluks tegelikult välja siis selle A, õigusanalüüsi, mida siis Keskkonnaametilt, B, paluks välja siis kõik need kirjad või kirjavahetuse, mida 2024. aastal ja 2023. aastal on ministeerium edastanud ja ma paluksin siis tõesti energeetika valdkonnalt härra Uigalt, härra Vaksilt välja ütleme, need ministeeriumi vahelise kirjavahetuse, mis puudutas selle otsuse kujundamise ettevalmistamist. Ja et ma arvan, on kellelgi mingit täiendavat informatsiooni, härra Vaht. Ja ühe asja tahan lauda panna, et kui me siin käisime läbi minu enda sissejuhatuses selle, et millised need rikkumised on olnud 21., 2., 3. aastal, siis üks oluline info on vaja ära märkida. Nimelt kirjavahetusest, mida oleme pidanud Kliimaministeeriumiga ja üks kiri tollase siis kliimaministri Kristen Michali allkirjaga 31. maist eelmisest aastast, mis turuosalistele saadeti. Seal on tulnud siis päevavalgele see, et kui 22. aastal ka rahanduskomisjonis arutati kütuseturul olukorda ja biokohustuse mittetäitmist ja turuosalised juhtisid tähelepanu, et 21. aasta osas on tõsine rikkumine, mille eest Olerex sai küll ainult 12 000 eurot trahvi ja menetleti valet seadust Keskkonnaameti poolt ja jäeti täielikult menetlemata vedelkütuse seaduse kohane rikkumine ja sellele turuosalised juhtisid tähelepanu. Siis seesama viidatud 31. mai eelmise aasta kiri kliimaminister Kristen Michali allkirjaga on siis selline, kus siis tunnistatakse, et ja ma loen selle selles mõttes ette, see on selles mõttes väga nagu huvitav, et minister tunnistab Olerexi poolt valeandmete esitamist ka seoses 21. aasta biokohustuse aruandlusega ning lubab, et Keskkonnaaamet esitab vastava info prokuratuurile seisukoha võtmiseks. Ehk et selles kirjas on toodud välja, et 24. aasta alguses on tulnud ilmsiks valeandmete esitamine ka 21. aasta kohta. Ehk et me oleme täna sellises olukorras, kus turuosalised on hoidnud kätt pulsil tugevalt sellel, et biokohustust turul ei täideta.
ja ollakse ka tähelepanu juhtinud ja mida rohkem me oleme kaevunud sinna sisse, ka ma nüüd aastat ei mäleta, oli see 22 aasta osas, kuna me oleme ka kohtusse pöördunud ja oleme kohtu kaudu saanud materjale, millest esialgu Keskkonnaamet on keeldunud väljastamisest ja oleme nendest materjalidest tuvastanud tunniajase pealevaatamisega, et ka 22 aasta osas on siis Olerex esitanud topelt raporteid, mis on siis biokütuse päritolu sertifikaadid, mida siis Keskkonnaamet ei ole ise tuvastanud, aga me oleme siis andnud teada, et me oleme näinud, avastanud, et siin on topelt esitatud nii-öelda raporteid ehk et valesti. Ja kui ma siis võtan kokku selle veel, et mis on, üks asi on see UKO, mida me täna käsitlesime, aga mida härra Avarsalu ka puudutas, PFAD põhine HVO, et Keskkonnaamet on eelmise aasta kevadel siis ametniku näol saatnud, et PFAD võib arvestada 2-kordsena, mida meil olid kõhklus, et Olerex on teinud. Ja kui me oleme siis tähelepanu juhtinud, siis hiljem on seda seisukohta muudetud, et PFAD võib ikkagi 1-kordselt arvestada, mis on ka õige, aga esimese hetkega saadeti vale informatsioon. Ja härra Avarsalu, see oli siis härra Rainer Vakra seal samas Maksu- ja Tolliameti kvartali kohtumisel turuosalistega ja ütles, et põhiprobleemiks on see, et kui 2018 biokohustus turul tekkis, siis keegi ei näinud ette, et Keskkonnaametil on sellist tööjõudu vaja, ehk et härra Vakra pani lauda väga avalikult üles tunnistuse, et probleemiks on olnud tööjõu puudus Keskkonnaametis, mis on seotud vajadusega siis teostada riiklikku järelevalvet biokohustuse täitmise üle. Aitäh! See oli põhjalik lõpuformuleering ja kui ma saan aru, et teil on veel täiendavalt informatsiooni, mis puudutab härra Michali seisukohti ja neid ametkondlikke seisukohti, ma palun, et ka see siis komisjoni nõunikele saata, kättesaadavaks teha. Ma tänan kõiki komisjoni koosolekule kutsutuid ja sellega ma loen komisjoni istungi lõppenuks. Aitäh kõigile!